tere lapsed, austatud vanemad, tere tulemast Tallinna Prantsuse Lütseumisse. Aasta on selline, et me saame vanematele ainult ukse vahelt natuke lehvitada ja lapsed peavad seekord toimetama eriti iseseisvalt. Aga ma olen kindel, et te kõik saate sellega suurepäraselt hakkama. Et kõik siiski veelgi paremini sujuks, teeme teile väikese videotervituse, et te näeksite, kuidas see päev täpselt välja nägema hakkab. Te kõik olete saanud kooli sekretärilt kirja, kus on põhiline info juba kirjas, aga ma kordan selle siiski üle. Me ootame teid meie kooli algklasside majja, mis on aadressil Hariduse tänav 8. Sisse saab maja peauksest, mis on Pärnu maantee poolses otsas. Ja tulla võib ajavahemikus kella 9 kuni 9:45. See näeb välja nii, et ema või isa annab oma lapse uksel õpetajale üle ja ütleb ka rühmanumbri. Palun andke lapsele kaasa pinal ja pinali sisse tuleks panna harilik pliiats, kustukumm ja paberitükk, kus on kirjas lapse nimi, vanema telefoninumber ja selle rühma number, kus laps on. Ja kindlasti rääkige lapsega ka see asi läbi, et sellel päeval tegeleb temaga õpetaja ja vanemad majja kaasa tulla ei saa. Kui te soovite, siis te võite lapsele kaasa anda ka väikese veepudeli, aga vahetusjalatseid ei ole seekord tarvis kaasa võtta. Õpetaja võtab niisiis lapse ukselt vastu ja viib ta klassi, kus toimub ülesannete lahendamine. Kui vaja, siis õpetaja aitab lapsel ka üleriided ära võtta ja pärast jälle selga panna, aga me oletame ja usume, et need lapsed, kes esimesse klassi astuvad, saavad väga hästi juba riietumisega ka ise hakkama. Koolimajal on 4 korrust ja palju erinevaid sopikesi, nii et me saame lapsed ilusti väikestesse rühmadesse hajutada. Ja õpetajad sellel päeval loomulikult kannavad ka maske. Mida me sel päeval lastel teha palume? Kõigepealt kirjutatakse etteütlus ja etteütlus kirjutatakse suurte trükitähtedega. Pärast seda lapsed saavad ennast natuke sirutada ja järgneb arvutusülesanne, matemaatika. Pärast seda jälle väike puhkepaus ja kõige viimane ülesanne on lugemine. See tähendab seda, et lapsed loevad ühte väikest muinasjutukest ja nüüd selle lugemiseks tuleb tunda nii suuri kui ka väikesi trükitähti. Kui jutt on loetud, tuleb laps õpetaja juurde ja koos mõeldakse natukene, et mis oli selle jutu iva, mida arvata nendest tegelastest seal ja mida laps selle jutu kohta siis kokkuvõttes arvab. Kõige lõpuks õpetaja esitab mõned küsimused lapse enda elu kohta, tema kodu kohta, tema kodulinna, kodumaa kohta. Mitte ühtegi küsimust ei esitata võõras keeles ega võõraste maade kohta. Koolimajast lahkumine toimub erinevatel aegadel ja need kellaajad, millal emad ja isad te saate oma lastele järele tulla, on teile saadetud kooli sekretäri e-kirjas. Tulemused anname me teile teada juba esmaspäeval, 22. veebruaril. Ja tulemusi võib olla 3 laadi. Esiteks, õnnitleme ja teie laps on arvatud Tallinna Prantsuse Lütseumi õpilaskandidaatide nimekirja. Teine variant on, et laps on arvatud varunimekirja ja 3. võimalus, et täname teid katsetel osalemast. Neilt, kes on arvatud põhinimekirja,
palume nüüd 3 päeva jooksul, see tähendab 25. veebruariks kella 12-ks, et te saadaksite kooli sekretärile vastuvõtmise taotluse. Oluline on meeles pidada, et kooli vastu võtta saame me ainult neid lapsi, kelle elukoht on ka rahvastikuregistri järgi Tallinn. Kui keegi otsustab kohast loobuda, siis palume sellest esimesel võimalusel teada anda, sellepärast et sellega teete te rõõmu neile, kes on varunimekirjas. Ja varunimekirjas olevate laste vanematega võtame siis samuti hästi kiiresti ühendust ja ootame teilt esimesel võimalusel kooli vastuvõtmise taotlust. See kõik toimub üsna kiiresti mõne päevaga sellepärast, et veebruarikuu jooksul, ehk et juba reedel 26. veebruaril peab kool Tallinna Haridusametile esitama nimekirja, sest need lapsed, kes ülelinnalistesse koolidesse ei ole vastu võetud, saavad omale koolikoha Haridusametilt oma elukoha järgi. Oleme igal aastal saanud nende nimekirjade koostamisega väga hästi hakkama ja saame ka sellel aastal. Kallid vanemad, teile panen veel südamele, et kui te pärast oma lapsed kätte saate, et te ütleksite neile kõigile, et nad olid äärmiselt tublid ja lubaksite neile sellel päeval midagi head. See, mis teie lapsi kõige rohkem rõõmustab, küllap te seda teate ise kõige parem. Jääme teid ootama. Olen kindel, et kõik sujub väga hästi. Olge tublid ja ärge muretsege.